Ma ütlen kõigile tere tulemast ka enda poolt. Ma olen kõige hilisem siia jõudja, nii et tegelikult te peaksite mulle tere ütlema. Mina olen Peep ja ma tunnen, nagu ma oleks sattunud oma koju, sest selle hashtagiks on PP40 ja kui minu nimest võtta ära Eeds ja kui vana ma olen, siis ma olengi täpselt PP40, nii et tere tulemast minu sünnipäevapeole. Aitäh teile! Viimased 11 aastat oma elust olen mina olnud isa. Ja ma näitan teile ühe oma kõige noorema poja pilti. Tema nimeks on Benjamin. Ja ta oli laps, keda me ei planeerinud ja kes sündis. Ja me panime talle nimeks Benjamin, mina ja mu abikaasa. Ja temal on üks vanem vend ja üks vanem õde. Ja Benjamin on teistsugune, talle meeldis algusest peale mängida autodega. Ja talle meeldis väga vaadata üles oma õe ja venna poole ja ta õppis väga hilja rääkima ja ta oli kuidagi mulle ka kallis ja tundub, et ka mina olin talle kallis. Ja mulle meeldis väga minna koju, kui Benjamin oli 1-aastane või 2-aastane. Sest teate, kuidas see välja nägi? See nägi niimoodi välja, et meil on nagu 2 ust rida elamus, kus me elame ja ma teen välisukse lahti vaikselt, et keegi kuuleks ja panen oma jalanud, võtan jalast ära ja siis astun ja teen selle sisemise ukse lahti, panen oma koti maha ja hüüan tere! Samal ajal mul lapsed jooksevad kuskil mööda tuba ringi, teevad oma asju ja abikaasa kuskil köögis toimetab. Ja mina kuulen esimese asjana alati ühte väikest kolksu. Üks kolks, mis on nagu ühe väikese mehe käest kukub maha üks mudelauto põrandale. Ja siis ma kuulen plätt, teate nagu teevad lampjalad ühel väikesel poisil, kes jookseb mööda põrandat. Ja siis ta tuleb ümber nurga ja ta ei oska isegi mu nime hüüda. Ta ei oska isegi issi öelda. Ja ta ütleb lihtsalt iti. Ja siis vaatab üles ja jookseb minu poole ja võtab ümber mu põlve kinni või jala kinni ja siis, kui hästi läheb, siis ta saab mulle sülle ja siis ta paneb lihtsalt oma pea mulle vastu õlga, ei ütle midagi rohkemat ja vaatab mulle ülesse silmadesse ja mina kallistan teda. Sellised olid minu kojutulekud, kui tema oli väikene. Ja ma ei tea sinust väga palju. Ja ma ei tea, milline on sinu isa ja ma ei tea, kas sa usud Jumalasse, aga ma võib-olla arvan, et sa oled nende laulude ajal midagi kogenud ka, et võib-olla sa oled jõudnud otse kui koju või keegi on sind ootamas või sa tahaksid, et keegi sind ootaks ja ta tahaksid, et sa saaksid kedagi kallistada ja keegi võtaks su sülle ja ütleks, tead sa, mis kõik on hästi, ükskõik, kus sa tuled. Sest ma usun, et täna on üks taevane isa siin ruumis. Ja ma ei tea, kas me oleme nagu Benjaminid või oleme keegi teine. Aga las ma ütlen sulle ühte asja. Jumalat ei ole võimalik kogeda. See kõlab veidralt, on ju? Sest Jumal ei ole tunne. Jumal ei ole järgmine kogemus. Ei ole olemas õnnetunnet ja valutunnet ja hirmutunnet ja siis on veel üks tunne, mille nimeks on Jumala tunne, mida sa tunned siis, kui lauldakse ilusaid laule ja rahvas on koos ja siis on üks tunne, mis tuleb sulle peale, et selle nimeks on Jumal. Sellist asja pole olemas, sest Jumal on isik. Ja Jumalat sa ei saa kogeda, aga sa saad kokku saada Jumalaga, sa saad kogeda tema puudutust, sa saad kogeda tema kõnetust, sa saad kogeda tema armastust. Sa saad kuulda seda, mis ta sulle ütleb sulle, et tead, sa oled armastatud, sa oled oodatud, sa oled iga. Seda saad sa teha Jumalaga. Ja ma usun, Jumal on täna siin. Ja sina võid täna saada kokku selle Jumalaga, selle taevase isaga. Ma olen kogenud ühte asja, et need hetked, kus mina oma elus olen kokku saanud Jumalaga, kus ta on mulle midagi öelnud, kus midagi on juhtunud, tead, see juhtub teine asi veel. Kui ma saan kokku Jumalaga, siis korraga selle valguses ma näen ennast teistmoodi. Ka mina hakkan ennast nägema teisiti. Ja tead sa oled võib-olla täna tulnud siia sellise arusaamaga, et tead sa, ma usun ammu Jeesusesse ja ma usun ammu Jumalasse ja vaata, kui sa täna saad kokku Jumalaga, võib-olla sa oled juba saanud, võib-olla sa juba praegu tunned, et keegi kõnetab sind ja kutsub sind millegi pärast enda poole. Aga võib-olla sa oled tulnud siia selle teadmisega, et kõik on hästi minu elus. Ma usun Jumalasse, ma pole midagi halba teinud, ma olen hea inimene. Ja tead sa sel hetkel, kui sa saad Jumalaga kokku, korraga sa tunned, midagi on valesti mu elus. Ma olen kogenud seda. Ja on hetki olnud mu elus, kus ma tulen ja saan kokku Jumalaga ja ma tulen, kõik on metsas, mu elu on metsas, ma olen ise mööda lastunud, ma olen mööda elanud ja ma saan Jumalaga kokku ja korraga ma näen, et mõistan, et ma olen armastatud. Ma olen oodatud, ma olen igatsetud. Need 2 asja juhtuvad Jumala kohtudes. Sa näed teda ja sa näed ise ennast. Kuid kus sa oled täna? Ma ei tea seda, aga ma ütlen võib-olla
sa tunned ennast ära järgmises 3 tundes, mida sa võib-olla oled tundnud või tundmas või võib-olla, mis sind täna kõnetab. Esimene on see, et võib-olla sa oled täna siin laulnud või laule ja millegipärast sa oled tundnud oma südames mingit veidrat igatsust. Igatsust millegi järgi või kellegi järgi ja sa ei oska seda isegi sõnadesse panna. See võib-olla on igatsus millegi ilusama järgi, igatsus olla armastatud või aktsepteeritud. Võib-olla see on igatsus selle järgi, et mu elul oleks suund või mõte või ma oleks kuhugi vähemalt, et ma läheks korda kellelegi või mu elu läheks korda mingis mõttes. Ja sa oled tundnud seda igatsust. Tead sa, mis ma ütlen sulle? See ongi õige asi, et me olemegi loodud igatsema midagi suuremat. Me olemegi loodud igatsusega saada kokku selle Jumalaga ja mõnikord me ei oska seda otsida kuskilt ja paneme selle teistesse vormidesse, aga see igatsus on õige. Ja see igatsus ongi see võib-olla, mis sa praegu tunned. Ja tead sa, kui sa tunned seda, siis ma julgustan sind järgmiste laulude ajal ja selle õhtu jooksul mine ja räägi sellest igatsusest oma taevasele isale. Ütle talle täpselt, mis sa tunned, isegi kui sa ei oska seda sõnadesse panna täpselt. See on esimene asi, kui sa tunned täna igatsust. Teine asi, mida sa võib-olla tunned ja kus sa ennast ära täna tunned, on see, et sa tunned, et midagi on valesti minu sees. Sa tunned ennast katkisena või süüdi või eksinuna või midagi, mille piibel nimetab patuks, et midagi on ma tunnen, ma olen haiget teinud kellegile või lõhkunud midagi, mis on nii kallis on või ma ei oska isegi sõnastada, kellele ma olen haiget teinud, aga ma tunnen, et ma olen millegi pärast süüdi, ma olen eksinud võib-olla kellegi suurema ees, keda ma ei oskagi isegi siiani nimetada ja ma ei teadnud, et on olemas. Ja sa tunned ennast sellisena täna. Ühiskonnas on sõnum, et me oleme head inimesed ja me tahame seda uskuda, see on hea sõnum. Aga tead, see piiblist tuleb välja, et tegelikult me oleme üsna katki. Me oleme eksinud ja kui mina vaatan oma elu, siis ma olengi katki. Ma olen asju, mis on jamad, mis on valed ja need hetked, kus Jumal kõnetab, saab see korraga kuidagi nii selgeks. Ja võib-olla sa tunned ennast selle koha pealt ära. Ja tead, see piibel ütlebki seda, et vaat see sama Jumal, kelle järgi me igatsust tunneme aeg-ajalt, kui me oleme vait ja me tahame olla temaga koos. Vaat siis sama katki oleks see eksimine, patusus ei lasegi meil olla temaga koos, sest tema on püha ehk veatu ja mina ei ole. Ja see ongi inimkonna kõige suurem probleem, see on lõpuks minu ja sinu kõige suuremaks probleemiks. Võib-olla sa tunned ja mõtled, mis ma tegema peaks täna, kui ma tunnen ennast sellisena, katki, süüdi, eksinuna. Johannese kirjas, esimeses Johannese kirjas on kirjas järgmine salm, mis on üks mu lemmiksalme piiblist. Ja see ütleb sulle, mis sa teha saad sel juhul. Ta ütleb, kui meie oma patud tunnistame, kui sina tunnistad täna oma eksimused ja süüd ja mööda laskmised, tead sa, siis on Jumal on õige ja ustav nõnda, et ta annab sulle andeks. Ta annab meile andeks, meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Sul on võimalik täna saada puhtaks. Isegi kui sa oled ammu juba kristlane olnud, aga midagi on tulnud sinu sisse. Võib-olla tunned igatsust, võib-olla tunned süüd, aga võib-olla sa tunned lihtsalt väsimust. Väsimust teha alati õigeid asju. Väsimust olla hea kristlane. Väsimust püüda olla Jumalale meelepärane. Väsimust välja teenida tema armastust. Ei jaksa enam. Ainult siis, kui aegad laulud on head ja bänd on võimas, nagu täna siin, siis ma ei tunne seda väsimust. Aga muidu kuskil sügaves südames on väsimus. Ja ainuke asi, mis ma tahaks öelda, on isa, ma tahaks lõpuks koju. Võib-olla sa tunnen ennast seal ära. Tead sa, siis Jeesus tuligi selleks, et teha neid asju, mida me ei jaksa ja ei oska ja ei suuda. Selleks ongi tänase õhtu kese Jeesus. Jumal, kes tuli maa peale ja elas seda elu, mida mina ei suuda elada ja suri seda surma, mida sina peaksid surema. Ja see ongi täna me lootus. Selleks ongi Jeesus kogu selle festivali, kogu kristluse lõplik kese. Paulus ütleb 2. Korintuse kirjas ühes salmis ja ta räägib nüüd, mida me saame teha. Ta ütleb, et ta on teinud patuks meie asemel selle, rääkides Jeesusest. Et Jeesus sai meie eest patuks, võttis meie eksimused enda peale.
see, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees. See on see kosmiline vahetustehing, mida Jeesus tuli tegema. Minu eksimus ja tema õigus. Ja kui sa tunned ennast täna väsinuna, siis sina saad kutsuda ja võtta Jeesuse oma ellu kui päästja ja kuninga. Ja võib-olla sa arvad, sa oled ammu teinud, aga sa oled kuidagi kaugele läinud temast. Ja sa tunned lihtsalt, ma enam ei jaksa. Sest tead sa, sul on uuesti võimalus uuendada oma suhet selle päästjaga. Uuendada pühendumist, elada sellist elu, et tema ongi sinu kuningas. Kas sa tunned ennast täna siis igatsuses, eksinuna või väsinuna? Ma ei tea. Mina vist tunnen ennast vaata, et igas asjas ära. Ma igatsen midagi. Ma tunnen, et minus on asju, mis on katki ja ma tunnen, ma ei jaksa. Ma ei jaksa elada nii, nagu kõik teised tahavad. Ma ei jaksa elada isegi nii, nagu mina tahan, rääkima sellest, nagu Jumal tahaks. 14 aastat tagasi ja sellega ma lõpetan. Olin ma oma elus teelahkmel. Ja ma läksin ühele konverentsil, mitte see päris selline nagu see muusikat, ma ei mäleta, kes üldse oli või võib-olla keegi mängis orelil midagi, aga ma teadsin, üks mees läheb sinna, kes tuleb kõnelema, kellest ma olin kuulnud. Ja minul oli tegelikult üsna ükskõik, kes seal on, sest ma teadsin, ma pean minema ja saama kokku Jumalaga, sest minu ees oli valik, kas ma lähen sama teed mööda edasi, nagu ma olin valinud oma eriala ja tegevussuuna või ma tulen sealt ära ja hakkan juhtima sellist organisatsiooni või liikumist, milles hiljem kasvas välja ristekogudus ja koma. Ja ma ei teadnud, mida teha. Sest ma olin oma abikaasale öelnud, ma ei tee seda, ma ei hakka kunagi pastoriks, ma ei hakka kunagi vaimuliku töö tegijaks, aga samas ma tundsin, mul on vaja kuulda, mida Jumal ütleb ja ma läksin sinna ja mu elus ei ole palju üleloomulikke asju juhtunud. Aga ma mäletan, et olles seal ja kuulates, ma isegi enam ei mäletanud, nagu ma ütlesin, ma lauludest ei mäletanud midagi, ma ei mäletanud isegi, millest see jutlustaja rääkis seal. Aga ma teadsin selle hetkel, kui lõppes see ja öeldi, et kui sa tahad, siis sinu eest palvetatakse, siis ma teadsin, ma pean minema, sest mul on ees üks kohtumine Jumalaga. Ja ma läksin sinna, keegi ei palvetab minu eest, sest rahvast oli nii palju seal ees. Aga sellest ei olnud midagi, sest mina rääkisin ise taevas isaga. Ma teadsin, et ta ootab mind ja ta ootaski. Ja see oli see hetk, kus ma korraga tundsin, ma pean olema lihtsalt pikali tema ees ja ma ei saanud püsti tõusta ja ma tundsin, kuidas Jumal füüsiliselt nagu midagi tegi minu sees. Kas murdis või vormis. Ja mu pisarad jooksid ja lõpuks ma ei tea, kaua aega läks mööda. Kui ma tõusin sealt püsti, ma teadsin, mis ma tegema pean. Sest mu isa oli mulle öelnud, kuhu ma minema pean. Teadsad, see on see, mis ma igatsen täna sinu jaoks. Kus kohas sa iganes oled, mida iganes sa tunned. Et me oleksime nagu need väiksed Benjaminid. Sa võib-olla ei oska isegi Jumala nime õigesti öelda, sa ei tea, mis ta nimi on ja sellel ei olegi vahet, sest isa tunneb oma poega ja isa tunneb oma tütart. Mine ja räägi temaga. Võtad oma ellu. Palu andeks. Ja tead sa, kui sa tunned, täna minu elust kõik hästi ja ma olen rõõmus ja õnnelik ja kiidan teda, siis tee seda täiega. Palveta kellegi teise eest, võib-olla kui sa tunned, et minu elus on kõik hästi ja küsi, kas mu kõrval oleva inimese elus on kõik hästi. Oleme täna üks suur kogudus. Õed ja vennad, kellel on üks isa taevas. Sest tema on siin ja ootab sind.